Täna oleme tulnud Tartusse, Tartu kesklinna külla uuele kosmosetehnoloogia startup ettevõttele Crystal Space ja räägime ettevõtte peainseneri Jaanus Kaldega, kes on ka Crystal Space'i üks asutajaliige. Jaanus, kuidas see plaan sündis, et luua täiesti uus startup ettevõtte, mis on pühendanud kosmosetehnoloogiate arendamisele Eestis? Kõik meie liikmed ehitasid S-Cube 1 satelliiti ja kui me olime selle satelliidi ehitusega jõudnud lõpujärku, siis me vaatasime, et see ala meeldib meile, tahaks sellega edasi tegeleda ja tahaks elus ehitada veel võimalikult palju satelliite. Kuna siis ega praegu väga palju satelliite ehitavaid ettevõtteid Eestis ei ole ja peale hakkamist meil jagus, siis tegimegi Crystal Space'i selleks, et hakata Eesti tehnoloogiat ja teadmisi kasutades ehitama satelliite. No, S-Cube'i missioon on maailmas päris palju tuntust kogunud. Aga mis projektid teil hetkel käsil on seoses nüüd satelliitide, alasüsteemide ja tehnoloogiatega, mis sellega seotud on? S-Cube'i projekt oligi väga edukas ja kogus palju tuntust sellepärast, et see on üks esimestest mikrosatelliitidest või kuupsatelliitidest, millega tehti päris teadust. Kui S-Cube'i projekt oli esimene, kus süsteemid olid piisavalt keerukad, piisavalt hästi arendatud, et sai ka teha midagi kasulikku ühiskonna või terviku jaoks. Ja meie eesmärgiks ongi seda S-Cube'i filosoofiat ja teadmis viia edasi, ehk siis tuua S-Cube'is arendatud kõrget tehnoloogiat ja kõiki need alamsüsteeme, tuua neid laia maailma, et kõik ülejäänud ülikoolid ja teadusasutused ja firmad saaksid ka teha päris häid ja keerulisi missioone väga väikeste satelliitidega. Aga kui nüüd rääkida alasüsteemidest konkreetsemalt, siis tavaliselt on seal nagu valik, et kas sisse osta või ise teha. No S-Cube'i puhul oli selge see, et enamus alasüsteemi tehti majasiseselt. Kui nüüd vaadata natuke tagasi, siis milliste alasüsteemide koha peal te tunnete, et teil on väike konkurentsieelis? Kuna S-Cube'is suhtuti kõikide alamsüsteemide ehitamisse väga kirega ja väga süstemaatiliselt, siis sisuliselt peaaegu kõik alamsüsteemid on maailma tasemest, senisest varasemast tasemest kõrgemal. Et me praegusel hetkel olemegi võtnud alamsüsteemid, millega me ise kõige rohkem töötasime, ehk siis me oleme teinud toitemooduli, arendanud S-Cube'i toitemoodulit edasi ja teinud selle põhjal uue toitemooduli, mis on siis esimene prototüüp välja, mis siis on seni varasemalt olemasolevatest väga palju keerukam, töökindlam, väiksem, efektiivsem. Et see on meie kõige esimene projekt. Lisaks sellele praegu me ka töötame juba järgmiste alamsüsteemide kallal, ehk siis sidesüsteem, mida me arendame S-Cube'i põhjalt edasi ja ka asendimääramisüsteem. Kui me nüüd natuke räägime teie partneritest ja klientidest, siis millistesse piirkondades teil nagu see koostöö, need suunad põhiliselt praeguseni on olnud? Geograafiliselt praegu sel hetkel enamus partnerid asub Euroopas, sest jällegi meil on lihtne ligipääs neile, aga tegelikult on ka Euroopast väljaspool mitme ülikooliga käivad läbirääkimised. Teie olete nüüd olnud sellel turul peaaegu 2 aastat vist on aru saanud, et millised suunad või trendid sellel turul valitsevad, mis praegu on kuju võttud, mis teile on nagu silma jäänud? Üldiselt satelliitide maailmas tervikuna toimub 2 väga suurt suunamuutust praegusel hetkel. Üks on satelliidide üles lennutamine muutub iga aastaga järjest odavamaks. Ehk siis, kus 10 aastat tagasi pidid olema väga rikas ja väga suur organisatsioon, et saada ükski satelliit, siis 10 aasta pärast on sisuliselt igal õppeasutusel juba enda satelliidid, sest see muutub kättesaadavaks.
Teine muutus, mida me oleme näinud, on see, et tehnoloogia, uus kõrgtehnoloogia, mis on arendatud maisteks rakenduseks, see hakkab liikuma edasi satelliitidesse, muutes neid keerukamaks, väiksemaks ja palju efektiivsemaks. Satelliidi alasüsteemide puhul on kindlasti see üks oluline verstapost on see inseneri kompetents, aga teine on kindlasti see kosmose kompetents. Sellist kosmose spetsiifilisi teadmisi saab Eestis praegu ikkagi väga väheses kohtades, sisuliselt ainult kas EstCube'i projektist või siis tulevikus ilmselt ka järgmistest satelliidiprojektidest. Aga ütleme, kui oleks praegu näiteks tuleks suur projekt sisse, suurem tellimus, kas annaks Eesti peale panna kokku sellise suurema löögivõimega grupi või peaks ilmselt välismaalt ka kedagi kaasa? Puhttehnoloogia vaatepunktist tõenäoliselt peaks ka väljastpoolt Eestit kedagi kaasama, kui lihtsalt on mingit spetsiifilist tehnoloogiat vaja, mida Eestis ei ole. Küll aga lihtsalt inseneri võimekuse poole pealt nagu Eestis on piisavalt palju õppeasutusi, teadusasutusi ja firmasid, et tegelikult saab teha ka suuremaid projekte. Kui me räägime nüüd satelliidi ehitamisest, siis reeglina on vaja seal ka küllaltki puhast steriilset keskkonda, küllaltki kõrgetasemel sellist tehnikat, et süsteeme testida, satelliite testida. Kuidas teie ettevõttel on selle keskkonnale ligipääsuga lood? Lihtsamaid asju, igapäevasemaid saame ära teha enda isiklike jõududega. See on nagu hea. Teise poole pealt me oleme tegelikult Tartu Ülikooli spin-off ettevõte. Ehk siis meil on ligipääs Tartu Ülikooli laboratooriumitele, mis võimaldab meil teha paljusid keerukamaid asju juba Tartu Ülikooli parema tasemega laborites. Aga kui me nüüd lähme päris satelliidispetsiifiliste asjade ja selliste veel kõrgema tasemeliste mõõtmiste peale, siis Tartu kandis ja üldse Eestis Tartu observatooriumil on ilmselt kõige paremad laborisesustused, kus me saame siis teha oma vajalikke mõõtmisi, kus me saame teha teste, mida mujal Eestis väga hästi ei saa teha. On mõned suuremad testid, mida ei saa ka Tartu observatooriumis teha, mis on lihtsalt, sest testaparaadid on liiga suured või liiga kallid, kuid ka nende jaoks on olemas Eestis firmad, kellel on need isegi endal olemas ja kellelt saab neid mõistliku hinna eest rentida. Nii, aga suured tänud, Jaanus Kalde, ja soovime omalt poolt, Kosmoseveebi poolt teile palju uusi kõrgusi ja uusi vingeid projekte Eestisse ja igale poole mujale ka. Suur tänu!